Kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Naudime elu on puhkuselt tagasi ja on aeg alustada koos uut hooaega. Et seda hooaega ikka korralikult alustada, proovin mina elus esimest korda Nautic Jet paatlaskumist. Kas teil on eelmisest suvest alates siis midagi siia uut tulnud ka? Jah, olete õigesti aru saanud, et lisaks siis eelmise aastal valminud kõrgseikluspargile on meil lisandunud tegelikult 4 uut atraktsiooni. See suurem, mis paistab, on meil Backjump Free Drop, ehk siis ülevalt 7 ja 11 meetri kõrguselt saab sinna alla hüpata. Siis väikestele lastele on bungee-batuudid, mis on siis sellised täitsa tavalised, sellised traksid, rihmad pannakse külge ja saab hüpata 10 minutit. On väga hea selline ka füüsiline koormus. Ja tegelikult on meil nüüd viimase nädala jooksul oleme avanud ka siis 2 täiesti uut atraktsiooni. On Nautic Jet paatlaskumine ja suvine tuubinõlv. Nautic Jet siis endast kujutab sellist asja, et külastaja istub paati. Sellise paadiga tõmmatakse ta sinna üles 8 meetri kõrgusele ja sealt siis vaba langemisega kiirusega kuni 45 km tunnis sooritab paat sellise 6 meetrise hüppe sinna piiki ja tegelikult ütleme siis külastaja ise nagu märjaks ei saa. Ja suvetuubing on siis nagu talvel on snowtuubing, selle jaoks on suviselt olemas ka selline spetsiaalne kate ja meil on 2 sellist rada kaetud selle spetsiaalse materjaliga, mis on 100 meetrit pikad ja samuti ütleme muidu siis suvetuubingu rajad on pigem sellised aeglased ja väga ei libise, aga meil on selline suhteliselt hea järsk tuubinõlv, et oleme siin saanud samamoodi kiiruseid 40-50 km tunnis. On päris hea selline adrenaliinirohke. Jah, minule see kõlab kõik väga hirmutavalt. Tundub, et adrenaliinijahtijatel siin igav ei hakka. Ei, kindlasti ei hakka. Nii väiksematel kui suurematel kõigile on tegevust. Muidu on alates 8 eluaastast ja kõigile. Meil on kõige vanem härra, kes meil seda backjumpi tegi, oli vist 70 midagi aastane, et 70 pluss, et selles suhtes piiranguid selles osas ei ole. Nüüd, kui Viimsi Vimka on jälle üle vaadatud, läheme otsime põnevust ühest teisest kohast. Nüüd läheme edasi väga seikluslikult ja militaarselt. Mida saab teha Tactical Village'is? Paintballi mängida. Mahub siia kuni 40 inimest, kõik varustus, kõik on olemas. Võite tulla, võite mängida. Pärast võite siin grilli teha, puhkama, mõnikord siia tellivad DJ. See kõlab nagu väga hea võimalus tähistada sünnipäeva. Aga mis vanuses inimestel paintball on mõeldud? Alates 8 eluaastast ja kui nad saavad seda tõsta, seda varustust. Kõik riided, kõik on olemas ja selle vanusele ka. Kui suure meeskonnaga tuleks tulla mängima? 30-35 inimest täitsa mahub. Aga mis on kõige väiksem arv, millega on mõtet paintballi tulla mängima? 6-8 inimest juba tulevad. Ma instrueerin neid ja näitan, kuidas lihtsam mängida ja kuidas alustada ja vältida neid kõik ohutuseks ja jälgin ka seal mängu ajal. Kui suur teie mänguala on? 4000 ruut. Kogu aeg midagi ehitame, plaanis sauna siia panna ka, natuke laiendada vaalist. Ja kui kaua üks mäng kestab? No üks mäng kestab umbes 10-15 minutit, see sõltub intensiivselt. Kogu aeg, mis mängivad, see on umbes 8-10 mängud, erinevad
erinevad mängud ja pantvangi päästmine ja lipu tõstmine ja mustisvahvastus. Selleks, et teha tore jäädvustusfotol näiteks oma perekonnast, ei pea sugugi alati minema stuudiosse. Kui kaua sina oled pildistanud? 7 aastat olen pildistanud. Ja kas sa eelistadki selliseid looduskauneid kohti stuudiole? Jaa, täpselt. Et talve jooksul loomulikult ma käin stuudios ka pildistamas ja saab tulla perega ja kõik. Aga looduses mulle väga meeldib just sellepärast, et siin on palju rohkem võimalusi ja näiteks siin Rummu karjääris on hästi selline teistsugune loodus ja Tallinna sees mul on sellised omad kindlad kohad välja kujunenud, mis on minu tõelised lemmikud. Ja kas Rummu karjäär on ka üks nendest lemmikutest? On küll, jaa. Et siin on tõesti see helesinine vesi, see alati nagu sulatab südamed. Kuidas sinu fotosessiooniks ette valmistuma peaks? Oleks hea mõelda välja, missuguse stiiliga oleks kogu pere, näiteks kui tulla perega pildistama, et inimeste riided sobiksid kokku, samamoodi panna paika jumestus, soeng, mõelda läbi. Täiskomplekti saab tellida, olla fotosessiooniks valmis. Saadan fotod Drive lingiga inimestele ning kui keegi soovib väljatrükke, siis on võimalik tellida kokku komplekti, fotolõuendid, fotokapad, tavalisi väljatrükke erinevates suurustes, et kõigega aitan. Suvel ongi nüüd pulmade hooaeg ja on väga palju pulmi ja on mõnus võtta sealt neid emotsioone kaasa. Miks sa just selle elukutse juurde oled jäänud? Mulle tõesti meeldib jäädvustada neid emotsioone, mida me läbi elame, siis hiljem saab neid vaadata piltidelt. Et see on, ma tõesti armastan seda ala väga. Et kui nagu võtta see pulmapakett on ja pulmas on pruutpaaril, siis võimalik saada ka minult fotod karbis. On ilus mälupulk, mis on selline romantilise stiiliga ning nad saavad väljatrükid ka karbis, et see on selline suurem väike süke kingitus ka nendele. Kas sinu käest saab osta ka kinkekaarti? Jaa, loomulikult. Et kodulehel on olemas info selle kohta, et kui on soovid kinkekaarti soetada, siis seal on kõik info olemas. Nii et siit ka üks suurepärane kingi idee. Miks mitte kinkida oma sõbrale, sõbrannale või sugulasele sellise erakordse ja unustamatu fotosessiooni kinkekaarti. Tallinnas on üsna värskelt avatud üks uus pitsakoht, mis on väga kiiresti tõusnud kõikide veganite lemmikuks. Lähme uurime järele. Meie avamispidu oli 30. juulil. Enne seda meil oli selline pidev 2 nädalat kestev maitsmispidu, et kõik, kes tänavalt tulid, said maitsta ja niimoodi me siis toimetasime. Aga 30. juuli oli meie ametlik avamispidu. Meie koha süda on siis Eesti pitsa, mis on meie enda tehtud rukkijuuretise peal, 100% rukkijahu põhjal, kilu ja muna ja tilliga. Ja ma näen teil ka ühte väga suurt pitsat valmimas. Just, et meie koha teeb ka eriliseks see, et meil saab kohe sellise megaviilu kaasa haarata. See megaviil tegelikult võrdub poole tavasuurusest pitsa suurusest, et oma kaalult ja koguselt. Meile teadaolevalt selliseid 50 centimeetrise diameetriga pitsasid keegi teine Eestis ei tee. Me juba oleme selle järgi aru saanud, et neid karpe oli täiesti võimatu leida Eestis. Et need on kõik eritellimusel tehtud. Ja seal on just nimelt valmimas üks ja me iga päev siis, meil on vähemalt 3 megapitsat kogu aeg väljas. Meil on väga palju üliõpilasi, kes käivad ja väga kiire elutempoga inimesi. Ta tuleb, ta võtab selle pitsa slice'i ja ta saab kohe kõhu täis, et ei pea ootama. Isegi kui meil on väga palju järjekorras inimesi, mõnikord on meil tund aega järjekord, ootejärjekord, et siis selle viilu saab kohe kätte. Veganitel meil on siis 100% vegan menüü. Meil on rukki põhjal, meil on nisu põhjal pitsad. Vegan gruppides väga kiidetakse meie pitsasid. Meil on tulemas merepitsa, mis on siis merevetikaga,
meil on Kreeka pitsa, Eesti pitsa, Mehhiko pitsa, mis on siis tšilli con vegega. Lisaks pitsadel on meil pakkuda vege versioonis pannkooke, nachosid ja ise küpsetame suvikõrvitsa braunisid koos vegejäätisega. Aga loomulikult on kõike sedasama pannkooke ja nachosid saadaval siis ka erinevate kanade ja lihadega ja jäätisekokteile pakume, nii et valik on üsna mitmekesine ja kõik saavad kõhu täis. Mina maitsen nüüd mega suure tai pitsatükki. Ma tõesti ei ole varem kusagil näinud ega kuulnud, et tehakse tai pitsat. Siin on siis karrikana, päikesekuivatatud tomatid, sidrunhein ja magus tšilli ja see on tõesti fantastiline koos. Elus peab ikka valitsema tasakaal. Kui süüa kõvasti pitsat, siis tuleb ka kõvasti trenni teha. Kas ja miks on HC Gym teistest jõusaalidest parem? HC Gymil on teiste Eestis olevate jõusaalide ees üsna mitu eelist. Peamine ehk on see, et siin ei ole lepingulist liitumist. Inimene saab tulla täpselt siis trenni, kui ta tahab trenni teha. Ta ei ole kohustatud midagi üle maksma. Esimesed pool päeva kuni lõunani kehtib hind 3 eurot ja peale seda siis õhtu kella 10, nii kaua klubi lahti on 3,5 eurot. Et see on teiste klubidega võrreldes ikkagi olematu hind tegelikult. Veel eeliseid, meie masinapark on selline, mida teistes klubides tegelikult ei leia. Masinad on kokku pandud maailma parimate jõutõstjate ja kulturistide nõuannete järgi. Ja loomulikult rauast meil puudus ei tule. Et rauda on siin piisavalt, mis tihtipeale saabki probleemiks just ütleme siis nii nagu jutt oli lepingulistes klubides, kus inimese progress jääb seisma tänu sellele, et lihtsalt ei ole saalis nii palju rauda, et ei jätku treenasoride raskus. Et siin sellist probleemi nagu ei teki. Ma ei ütle, et see nüüd eelis on, sest osades klubides on ka see võimalus olemas. Kellel on vaja, siis räägime rohkem nagu tippsportlastest, toidulisandid on siin samas klubis meil müügil. Iga nädal erinevatel toodetel teatavad soodushinnad. Pluss võimalus lasta endale siin samas kohapeal segada vastav taastusjook. Kõiksikennamad administraatorid on meitel, kõikse tugevamast rauast massinad on meitel, kõikse kõvemad jõumehed on meitel, ja vahel mõni loll leksib ära. Kui kaua sina oled HC Gymis treeninud? Nüüd juba mõned kuud. Miks sa eelistad HC Gymis treenida? Sellepärast, et siin on töine keskkond ja kõik treenimiseks vajalik olemas. Kui kaua sa üldse oled fitnessiga tegelenud? Nüüd juba läheb 4. aasta. Meie jätame nüüd tõsiselt treenijad siia trenni tegema ja läheme väikesele reklaamipausile. Kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Meie oleme pausilt tagasi ja selleks, et rääkida väikestest majadest. Milline laps ei unistaks sellest, et tal oleks oma väike maja ja milline lapsevanem ei sooviks, et selle maja kokkupanemine käiks väga kiirelt ja väga lihtsalt. Kui kaua teie olete selliseid vahvaid lastemajasid teinud? 3 aastat nüüd olen teinud. Ja kas te müüte neid ainult Eestisse või mujale ka? Mujale ka, et Ameerika on meie turg praegu. Ja mis teeb need majad eriliseks? Need majad käivad väga kiiresti kokku ja nad on lõppviimistletud. Et te saate maja ja tunni aja pärast saate juba mängida. Kas te aitate ise neid kokku panna ka? Jaa, et me kohale paneme paika ka. Ma eeldan, et neid maja mudeleid on siis olemas erinevaid. Baasmudel on meil üks, aga kujundused tulevad erinevad. Võime ka teha teie enda maja värvi järgi. Ja kui palju siis võib lasta enda fantaasial lennata? No piiramatu. Tulge ideega ja me teeme valmis. Kui palju neid lastemaju te olete praegu siis juba teinud? Minul on 30 maja umbes
et meil on ka iga majaga kaasas samade värvidega mööbel. Seda saab ka eraldi osta, aga kõik on olemas. Ja kes selle mööbli valmis teeb? Mööblit me ostame sisse, et me anname nii-öelda lisandväärtuse sellele. Ja täna on kokkupanemisel üks eriline Eesti motiividega maja. Kust selline mõte tuli? Just, et see maja sai tehtud eraldi laulupeo jaoks, et juubeliaasta ja mõtlesime, et proovime midagi erilist teha. Kas seda Eesti motiividega maja saab teilt tellida ka veel? Jaa, saab ikka. Kust neid maju tellida saab? Meil on olemas koduleht ja ise asume Mäos, Järvamaal. Kui kiiresti sellise maja kätte saab? Hetkel on tellimisjärjekord 3 nädalat. Mulle tundub, et mulle endalegi kuluks üks selline armas maja ära. Aga nagu te aru saite, siis A2 disainmajad on mõeldud ennekõike lapsevanematele, kellel pole palju aega ja kellel ka ehitusoskusi napib. Nüüd teeme tutvust väga isikupäraste, käsitööna valminud lasteriietega. Kust sinul tuli selline mõte, et hakata õmblema lasteriideid? Minu plaan oli olemas juba 10-15 aastat tagasi, aga vahepeal oli elul muud plaanid. Ja nüüd 3 aastat tagasi avanes see võimalus hakata neid riideid tootma. Siis tegutsen, toimetan. Mis suurustele sa siis ennekõike õmbled? Põhiliselt väikestele lastele. Vastsündinust siis kõige suurem enamasti 92 suuruseni, aga teen ka suurematele ja vahel ka täiskasvanutele. Mida täiskasvanutele teed siis? Pusad on põhilised või pusakleidid, et need on hästi populaarsed. Millised on kõige populaarsemad tooted? Kõige populaarsemad tooted on kombed. Meil on puuvillase voodriga kombesid ja merino voodriga kombesid. Nad on sobilikud väga hästi autosõidul, talvisel perioodil. Merinovillane toode ei jää ikistama, ta on hästi mugav, pehme, lapsesõbralik. Puuvillasega on näiteks jahedel suveõhtul väga mõnus käia. Mis peale kombede veel on valikus? Meil on valikus pusad, erinevad pusakleidid, tavalised kleidid, bodikleidid, püksid, seelikud, lühikesed, ühesõnaga kõike, mida väikesel lapsel võib vaja minna. Ja kust need lahedad kangad tulevad? Kangaid tellin ise erinevatest maaletoojatelt või siis ostan siit meie edasimüüjatelt ja mõnikord ka kodumaisete disainerite toodangud. Tellida saab meil e-poest. Oma silmaga saab siit samast meie kontor töökojast vaadata, tulla kohale tööpäevadel, saab osta, katsuda, vaadata kõik. Kas mõned riided valmivad ka eritellimusel? Jaa, eritellimusel ka, kui e-poest just sobivat toodet ei leia, siis võib meile kirjutada kas meiliadressile või Facebooki Messengeri ja siis leiame sobiva lahenduse. Nüüd teeme tutvust ühe väga huvitavas majas asuva ilusa interjööriga restoraniga. Kui kaua oled sina olnud Pajuvilla peakokk? Mina tulin 1. juuni, suht vähest aega, aga tehtud on saanud juba palju. Kas sa tõid mingeid muutusi ka kaasa? On mõned muutused olnud küll menüüs. Muudatus on olnud siis läinud suvisemaks, et kasutame rohkem siis värskemaid tooraineid, mis meil on turult saada ja täiesti ise käin valimas päikseküpsenud tomateid ja kurke ja kõik, mis meil endal siin saanud on. Kuidas sa iseloomustaksid Pajuvilla menüüd? Ta on, ütleme, Pajuvilla menüü on selline euroopalik. Jah, kasutame siis Eesti toorainet, kõige paremat ja
aga sellest võib-olla natuke vähe, et siis võtame juurde ka selliseid maailma maitseid. Näiteks meil on Marunaka veis, on siis Eesti kvaliteetsest lihast, veiselihast. Kasutame seal siis Marunaka sojat, mis on Jaapanis väga kuulus. Pajuvilla on avatud nüüd 2 aastat, et avasime 1. juunil 2017. See on väga mõnus koht, kus siis korraldada näiteks oma eriüritusi, pulmi, sünnipäevasid, et selline väike, armas, privaatne villamaja siis. Meil igal pühapäeval on siis à la carte stiilis brunch, et kella 11 kella 3 on siis menüü alusel saate valida ise endale meelepäraseid roogasid, siis tulla sõprade ja perega. Ja eriti mõnus on siin kindlasti õues istuda, eks ole? No, teades suveilmasid, siis see sõltub ja sellest ilmast, aga siin on tõesti hästi kena mõnus väljas istuda. Ja isegi laste peale on mõeldud, et on mänguväljak. Mänguväljak ja siin mändida all. See kuulus Marunaka veis on tõesti imeline. Üks võimalus oma ökoloogilist jalajälge jälle natukene vähendada on korduvkasutatavate topside asemel kasutada oma termost. Mida kujutavad endast Smart Cup termosed? Millised funktsioonid neil on? Smart Cup on siis Eestis esimene nutitermos, mis on väga multifunktsionaalne joogipudel ja mõeldud absoluutselt kõigile kasutamiseks. Meie tootel on veetaimer, mis tuletab siis meelde vett tarbida iga 2 tunni tagant. Antud funktsioon kindlasti aitab parandada vee tarbimisharjumust, kuna tihtipeale me joome vett päevas liiga vähe. Lisaks on siis nutitermostel selline LED-ekraan, kus on võimalik näha vedeliku temperatuuri, kuid peamine funktsioon on ikkagi hoida kuumad joogid võimalikult kaua kuumana ja külmad joogid siis külmana. Meie tooted on kõik vaakumisolatsiooniga, mistõttu kõik kuumad joogid püsivad kuumad kuni 12 tundi ja külmad siis kuni 24 tundi. Peale nutitermoste on meil väga trendikad puit- ja marmordisainiga joogipudelid. Antud termosed samamoodi hoiavad kuuma kuni 12 tundi ja külma kuni 24 tundi. Kindlasti soovitame ka koolilastele. Termosed on väga kerged, kaaluvad ainult 300 grammi. Kui on mõni väga kiire hommik, miks mitte lapsele kaasa anda üks tervislik smuuti. Smuuti samamoodi püsib värske mitu tundi, ta on vaakumis, temaga ei juhtu absoluutselt mitte midagi. Või külma ilmaga mõni kuum kakao, võtta ise kohvi kaasa. Soovitame nii suurtele kui väikestele. Lisaks nad on ka tervisesõbralikud joogipudelid. Meie joogipudelites ei kasutata PBA kemikaali. Oleme saanud väga palju tagasisidet oma klientidelt, kes on nüüd suve jooksul käinud väga palju reisimas. Isegi kui see joogipudel on külma veega või mis tahes kokteiliga kuuma päikse käes, see jook ei lähe soojaks, ta püsib väga kenasti külm. Kui sina soovid endale ka sellist termost, siis mine meie Facebooki lehele, seal toimub vaatajamäng ja loositakse välja loomulikult üks selline äge termos. Väga tore, et seiklesid täna koos meiega ja nädala pärast järgmisel laupäeval naudime jälle koos elu.